sekundisse nagu pomm enne plahvatust. Punkti, kus lause lõpp ja algus ristuvad pinnale, kus see kõik saab köidetud raamatuks, mis mammutitena kaldas silmadesse. Kõik on nihkes, otsin uusi assotsiatsioone, akrobaatilisi vaateid, devastaatilist teksti, kes pärleid pilluvad siia poole ja on välja astunud kunstlikus vibraklaaster keed all ja vikerkestal silmaamuna uusi tahke näha proovib ja suu pussnuga teritades jälle restab lahki lõikavat lugu, et mu sõnad ei sooniks on isiklik joonis isiklikus kõnemaneeris. Hall ainega neid seinu ma jälle masseerin, aja murdosi kallan Rubiku kuubiku vahele, toob asko keelekaste suhkrude jasme. Ajastan sõnu sekundisse, ajastan sõnu sekundisse, ajastan sõnu sekundisse nagu pomm enne plahvatust. Ajastan sõnu sekundisse, ajastan sõnu sekundisse, ajastan sõnu sekundisse nagu pomm enne plahvatust. Päevad on päevikud, mälu ujub ta lainetes, ajastan sõnu, et pohhi endaga lõputult vaieldes avarus laieneb. Plahvatab haigus, mis musta kontuuriga tühjusesse paisub, vaatad valged laigud, viid lepad Riinu seljal. Neid viirastusi viirutan ja üheks ühendan, see on hääle seierisse. Sekunditeks saan nelja ja ise elevandina, ses mudas püherdan tinditinktuuris, vanaisa uuris. Hambad ristis, ajastan ilmutusi, valin ise tee olla neetud ja hin lahendusi enda mõistmis kompromissi, kui teksti elustamisele süvitsi. Veel keeldub olemast aimatud lõpuga etendus häälik, mis ütleb, mis järgmisest tulemas. Kui kirjutan nii, olen nagu enda poolt petetud ja ei usu, et seepärast õppisin kirjutama, lugema. Ajastan sõnu sekundisse, ajastan sõnu sekundisse.